Oi kotkad, mis toimub siis? Et vahepeal jälle ehitusvärki ka. Et kaugel siis olukord on? Olukord on nii kaugel, et osa seda ümarat palki on veel laud külje pealt panemata. Ühesõnaga, need, mis on selle 10 lauaga tasa, nendel on ainult küljed täis lastud siit ja lõikab siis niimoodi need maha on ja pärast läheb 5 üle siia vasta, nagu juba ennem juttu on olnud. Nii, nüüd siis kõhnemad palgid. Nendel jätab siit 5 ruumi, sellepärast et see on 5 sentimeetrit nagu kaugemal siit sellest ja paneb siia 5 riba peale, et ei hakka seda kõike täis vahutama, saab ehk siis natukene palk hingata ka, kui ta tahab, kui peaks vaja olema tal hingata. Nii, ja mida veel teeb juba samaaegselt, et hakkab neid otsaseinu ka juba tegema. Et siin, see vana asi, mis oli, vanad mingisugused siuksed tummised, millega on seotud need otsalauad ära, tähendab viilu lauad ära, ja siis siia panin lihtsalt juurde 50 × 50. Et siis see villariba, 50 vill jälle, saaks ilusti siia vahele. Ja miks see 50 vill, sest et siin on juba niisugused asjad olemas. Ja siis jääb siit jälle täpselt 10 sentimeetrit, et 10 vill siia peale lükata. Ehk siis siit peab panema nüüd karkassi püsti veel ka. Ja mis siis neid ülemisi, siit poolt pole hästi näha. Ja mis siis koos hoiab, ma ei tea, kas keegi eelmistest videotest mäletas, et ma ei hakanud siia lisaks brussi praegu panema niimoodi pikalt jooksma. Nii tummised lauad ja siin tuuletõkke taga, mille külge see tuuletõkke kinnitatud on, seal on üks latt. Ja siia tuleb nii palju karkassi nüüd juurde, et küll ta tummine jääb, ei lähe ta kuskile siit. Ja siia ka sai juurde pandud. Siin see post oli, selle jäetud. See muidugi oli tuugalt naelu täis, taotud nagu need on. Ja ühesõnaga teeb selle asja ära. See sein on 1 kihi villatatud nüüd. Et eks täna hakkab panema siis seda 100 karkassi siia ette ka. Aga hetkel hakkab tegelema teise seinaga. Et siin juba sai eile õhtul ka paar plaati pandud. Ja nüüd on vaja need luugid ära kaotada siit. Et nii jah. Et paneb siit mingi liistukese tuuletõkke peale seest poolt ja ongi olemas. Hiljem võtab väljast poolt lihtsalt selle luugi eest ära, aga ma ei hakka praegu seda luuki maha kruttima, sest siin vihmaga peksab selle tuuletõkke plaadi pihta muidu vett ja siin teine samamoodi. Siin pole liistu vajagi, siin tõmbab lihtsalt selle külge kinni. Siin teisel pool on ka serv ja siin vahel juba on nii-öelda tuuletõkke olemas. Eelmise omaniku poolt pandud siis. Et siin ei ole nagu tegelikult ei tohiks väljapoolt tuul läbi tulla siit. Aga ma ei tea, kuidas see alumine serv on ja kuidas see ülemine serv on hästi pandud, et sellepärast ma tõmbasin ka need laudade praod igaks juhuks vahtu täis, sest et tegelikult on küll see teema, et see ülemine tuuletõke ei lähe ju selle välimisega kokku. Sellepärast said ka need tühimikud, mis on nagu, samasugune tühimik nagu siin, on ka üleval, et need tühimikud said täis lastud, et sealt ülevalt ei tule tuult siia vahele. Aga need tuuletõkked paneb ära. Siia lisakarkassi niipidi vahele pole vaja. Vill ulatab küll ilusti, et tuleb ainult 100 ette jälle, aga sinnani täna jõuame ka kindlasti. Siin tuleb lihtsalt hirmus hunnik jälle igasuguseid vanu naelu läbi lasta ja värki ja ennem ette valmistada see pind siin puhtaks teha, ennem kui hakkab siin villatama ja tegema. Siin on mõne koha peal mul juba lastud relakaga ära, aga mõne koha peal on ikka veel mingisugused naelad, värgid, asjad ees, et ehk siis siukeste asjadega tegeleb praegu.
siis karkassi. Et laser on siin paigas, uued karkassid paneb loodi, 100-sed on ja läheb 10 vill vahele ja vanad on nagu näha, et natukene vähem on ju. Et siit tuleb niikuinii veel 50 veel niipidi üle ka, sest laud hakkab mul vertikaalselt siia peale tulema, ehk siis siit tuleb veel 50 latt üle, millega ajab siis päris paika. Et siia tulebki siis 50 latti alla selline 3 sentimeetrit tundub klots. Aga need paneb jah niimoodi praegu paika need uued karkassid, mis siit tulevad ja siit sai tehtud veel väiksed etapid sisse ka, et ta natuke paremini seisaks, et ta päris selle ümara pinna peale ei ole. Aga siin pool jah, läheb see natuke paremaks, siin on juba 1,5 senti vana karkass ja ülevalt ka 1,5. Vana karkass siin veel jälle 1,5 kuskil ja alt on juba paigas siin vana karkass, ehk siis see nurk on natsa loodist ära ja siin pidi sutsu isegi sööma sisse. Natuke liiga palju lõikasin, aga ei ole hullu, sinna lööb kiilu vahele pärast. Et siin on jah täpselt nagu bussikarvade järgi jälle näha ja seal tuleb ka sutsu sentimeeter sisse süüa. Siis jah, kuskilt oli. Aga põhimõtteliselt ta niimoodi siis tuleb jah. Ja siis jääbki siuke 20 villa siia, et 5, 10 ja 5. Ja siis läheb jah niimoodi püsti see laud pärast või pole veel 100% otsustanud. Kindlasti tähendab ei lähe siia kips, 100% siia kips ei lähe. Võib-olla mõni muu materjal, aga jah, igasuguseid muid seinapaneele on ju ka olemas, aga põhimõtteliselt niimoodi paneb praegu. Ja jah. Et homme tuleb jälle päss ka appi ja saame sutsu kiiremini. Vot. Ja teine sein nüüd villaga sai ka lõpetatud, seda ka ei näidanud veel. Vot. Niuke seis. Ja. No selge, vaatame siis edasi jälle mingi aja pärast, et mis jälle tehtud on. Päss sai nüüd põlvast ära toodud. Ma siin vahepeal mökerdasin ühe augi ka fileerisin, no juba tuleb enam-vähem välja. Mitte kõige hullemini enam. Aga nüüd on siuke asi, et vahepeal käis Ivo läbi, suured tänud Ivo, kes siis tõi meile juba siuksed asjad, et kevad ju tuleb ja mis need on? Paadisilla või ujumissilla siis need trepi käsipuud, et tuleb ka siukene asi, kui paadisild tuleb, et on mõnel minusugusel poolsandil lihtsam veest välja ronida, kui vette kukub. Jah, mulle vesi ei meeldi üldiselt üldse. Aga mis teeb, on see, et ilmad on juba ilusad. Ja see kämps on vaja ju lõpuks lauaga üle teha. Ehk siis meie pässiga hakkame teisel korrusel homme toimetama. No ennem teeme, tähendab lauad mõõtu ära. Et siin on ju põhimõtteliselt 2 seina see tagumine ja see ju kohe kõik ühte mõõtu. Ja Kairit saab mökerdama hakata. Ja mökerdab need ka vist võib-olla veel üle siit. Ehk siis Kairit hakkab laudu värvima ja siis lööme nad seina hiljem, et saaks selle nii-öelda hooajaks selle kämpsa ikka väljast nüüd ilusti korda. Aga meie teeme nüüd, meil on vaja teha mingisugune kuivatuskuusk ja tööpind, kus peal värvida. Ehk siis kui homme lubab päikselist ilma ja siin 10 kraadi kanti on ideaalne ilm värvida, et peame tegema, kus mahub see mingi hunnik laudu kuivama ja kus peal Kairit värvida saab. Et siin ei ole nii väga mudane pind, et siin hakkab toimetama sellega, et teeme 2 euro alusest siis mingisuguse pinna ja nii, hästi kiired, koledad, aga toimivad. Ehk siis tööpind käib küll on ja siin saab lauad peale panna. No päss istub peale, vaataks peab. Natuke palju ja nii palju korraga ei pea laudu peale tõstma. Ühesõnaga kuivama paneb niimoodi, et paneb siit üle. Nii palju, kui neid mahub, siis no võib-olla tead, kuivabki nii kiiresti ära, et polegi vaja selle teist agregaat, aga kui hakkab näiteks 2 värvima mingi päev, siis on. Et jätame siis pikematele selle siin.
Niimoodi saab üle panna kuivama ja no ma ei tea, lühematele need kuused või. Niimoodi ma olen ennem teinud igal juhul, siuksed ehitanud omale. Et siia ka mingid meeletut virna kohe peale ei lao neid, et noh, nii palju, et kokku ei kuku. Lühikseid juppe saab siia panna küll. Näe, ma ronin ju ise siia peale. Vaata, näed, kui mind peab, siis peab mingid osa laudu ka ju. Pässi tahab peale ronida, kartis vist sääreluud ära murda. Ma olen jäme. Ma olen ka praegu mingi 95 või midagi nii. Mind peab, siis peab neid paari pilbast ka siia. No nii, ühesõnaga, sina päss vaata, et sina siia peale ei astu, see pässi lõks siin all. See on nagu kopra urg, solgi see paak on seal all. No aga selge, täna rohkem ei tee, siin peal siis jah, värvib ja eks siia saab ka paar tükki vajadusel kuivama jätta, aga no ma arvan, et see nii kiiresti ka ei lähe see värvimine. Et jah. Ja homme järkab talle kiiresti ette midagi ja siis toob järkamist saja õue, järkab ette ja hakkab laamendama siis. Aga no homme on muidugi teine asi veel. Me oleme kassi lõikama ju. Et jah, lähme kliinikusse lõikama seda kassi ja siis teeme samal ajal mingit videot ka, sest et see on sükene, noh, öeldi 2,5 tundi vist oli, kui ma õieti mäletan, aga tegelikult me arvestame natuke rohkem ajaga, et me teeme siis samal ajal seal piirkonnas ühte videot ka. Ja päss, ma ei tea, mida see siin kodus teeb, siis see nii paneb villa pööningul või? Ma palgan perenaist. Otsa, tema tulebki oma kassi sinna tooma ja sa mõtlesid, et minuga laseb seda kassi ja muidu ongi, et ma lõikan ise nurga taga ära selle kassi ja võtan see 90 euri või palju see oli omale. Ma olen YouTube'ist vaadanud, ma tean küll, kuidas neid kassi lõigatakse, et ei ole midagi nii keeruline. Ja, aga okei. Vaatame siis homme edasi. Praegu on väljas küll valge, aga me ei hakka pööningule ronima enam sinna villatama ja jamama, et jah. Nii, mis toimub siis? Lõpuks ometi saab süüa, vaata kuidas võigarda. Hella, kes on täis? No narkoosi all on veel nii, elukas tuli lõikuselt. Tal on päris hea olla praegu, ma arvan. Tule võtta. Mina tema asemel ei söökski, et kauem mõjuks. Aga noh, kuna ta ei tohtinud süüa anda ennem, tegelikult ta eile õhtust saadik söömata, siis nüüd on niisugune nälg, et no jah, aga no äge kostüüm igal juhul. Aga õue ta nüüd ei tule meil nädal aega ja kostüüm on ka nädal aega seljas ja aga kas siit kostüümi vahelt midagi välja ka tuleb või? All on auk või? Ei vaadanud? Ju ta on, ma ei tea. Saba all on auk või? Ja, no ju tuleb. Nüüd ei pea mängusi vahetama hakkama. No nii, meil on nüüd kõik ette valmistatud. Lauda hakkab tulema, aga värvima ei jää päss neid siia. Päss lihtsalt proovib esimest korda elus värvida või? Tuhandid ruute värvijad vahetud. Aga näe, juba päss teebki altuurat siin. Juba on, mis siin serva peal tilgub. See on sinu tehtud. Ei olnud, see oli näidis, ma tõmbasin üle selle näidise. Näed, siit tegi just praegu uuesti kohe, vaata. Päss, ma pean üle võtma. Päss ei oska, jah. Me lähme pässiga muud asja tegema. Aga tee nüüd see pässi solk ka kohe paranda ära seal, mis ta seal tõmbas. Et ja kuivama mäletad ise, kuidas sai enne panna. No selleks on sul need asjad siia ehitatud. Et näed, kas siia peale niimoodi või siis sinna vahedesse. Et kaks varianti. Nalja, et ma ei mäleta. No kuule. Ühti seenan ajale. Ei, maha, mulla peal. Ja meil on sama muutu, oli 37 tükki vaja teha. Ehk siis, mis siis teeb? Mis siis teeb? Noh, siin on piiraja, eks ole. Ja siin on see saag, eks ole. Ja ega siis muud polegi. Vaatab, et on ilusti nurga all, kuigi see ei ole ka nii oluline, et nurgast tulevad ja pärast lauad peale. Siin võiks ka pukk olla alla. Ei ole vaja. Selleks meil on seda pässi ka ju vaja kuidagi rakendada, nii et jah.
ja kui nüüd õigesti sai vaadatud, siis nendest juppidest tuleb täpselt välja niimoodi ühele poole ust ja teisele poole ust jupid. Ja osa tuleb muidugi jätkata, aga tagaseinas, kus nagu näha ei ole. Et niisugune mõõtlaud, et sellest ei tule välja lihtsalt niimoodi, et jääki ei jää ja et kõik saaks niimoodi ühes tükis pandud, et siis selle seina posti peal nagu jätkab neid, kui vaja. Tähendab kindlasti vaja, aga kus vaja veel täpselt ei tea. Aga neid sai varuga võetud, et puudu ei tohiks jääda seda lauda, aga noh, eks me näe. Ühesõnaga jah. Ja selle tooli kindlasti värvime pärast valgeks. Ühtegi täppi ma teen siia peale. Okei, aga tegutseme ja näitame pärast veel, et meil käis ka üks külaline täna, aga varsti näitame, me natuke saime, siis pärast vaatame, saime Kairitile materjali ette ära, noh tänase portsu ja natukene pealegi ja siis vaatame, mis meile toodi. Noh, julged ka nuppu vajutada või? Kohast ma olen vähe vajutanud. No vajuta siis. Jah, päss vähe ei ole vajutanud. Mis sa oled? 14 aastat või palju see oli? Rohkem olid sa ühes puidu ettevõttes? 12 aastat olin palkehituses. Ja, 12 aastat olid palkehituses. 10 aastat. Vähemalt 10 ju. Me ju 94 läksime koos ehitusele, kui mina olin Tatikas. Läksin samale ehitusele, kus päss läks. Ennem teda ehitaja ei olnud. Läksime... Ta oli mu ülemus. Ta oli müüriladu ja mina olin segupoiss. Ei olnud ainult müüriladu ja ma panin seal seda roovilauda ja seal õppisin müüri ka laduma, aga põhimõtteliselt me oleme pässiga sama kaua ehitanud, et natukene erinevaid asju küll teinud. Päss on hästi palju puidu asja teinud. Mina natukene rohkem kivi asja ja metalli asja, aga põhimõtteliselt küll me kahe peale kuidagi hakkama saame siin, et noh, ehk jääb püsti ikka see vonnikene ja midagi hullu ei juhtu. Aga hea küll, töötame edasi, me seletame nii palju ja siis vaatame pärast, mis meile toodi. Nii, ja nüüd näitame siis seda varustust, mis meile toodi. Et suured tänud, et nii palju kraami polegi ennem toodud. Nii suured tänud härra Geole, kes tõi siis meile, noh, siin on igasugust kraami. Kas hakkabki kõiki lahti võtma? Ühesõnaga õngeargid, sumbad, siin on mingi tool, siis meeletu kogus lante, igasuguseid. Siin on neid nii palju, et me ükshaaval neid ei hakkagi vaatama ja need on siis nii laagrilastele kasutamiseks kui meile endale kasutamiseks igasugust sükest kraami, eks ole. Siin veel näed selle vana kooli rulliga talliõng ja siin on kindlasti venekeelsed kirjad peal, ma veel oletan. Näe ongi. Ja näed, et igasugust nänni, jah, mis kõik kulub siin laagrite tegemisel ja meil siin omal ka vahel kalastamisel ära. Ja siis, mis siis veel oli siin? Silikoone, meeletu kogus, kohe vaatame. Et paar päris okei rulle läheb, neid kulub kogu aeg. Et mul on odavad rullid omal kasutuses, polegi raatsinud. Igasuguseid, siin on veel neid valmis lipsusid, noh, näed, igas mõõdus veel mõned. Ja siis, mis siis veel oli? Koti täis erinevaid silikoone, täitsa veel avamata pakid ja värgid, kõik igasuguseid, eks ole. Ja veel silikoone. Et kõike me hakkame siis kasutama siin lapsed, kellel ei ole omal varustust nii palju või üldse pole, siis saavad kasutada. Et siin on veel väga palju uusi erinevaid super, no siit jagub nüüd niimoodi, et poisid saavad põhja ka jätta natukene, sest et eks algajatel kalameestel neid lante päris palju kulub. Ja... Nüüd sa pead ütlema nagu teleturus ja see pole veel kõik. Ja see pole veel kõik, sest siin on nagu veel karpe, et see on nüüd tõesti suur kogus, et meil on siin ju veel saadetud talvel igasugust kraami, mis tähendab seda, et
ja see tähendab veel seda, et Kairit tahab tomateid kasvuhoonesse istutama hakata varsti. Aitan korraks kasvuhoonet vahele. Siia vist ei saa praegu midagi istutada, et ma ütlesin täna vajalikud asjad välja, aga enamus vajalikke asju paistab veel siit kuskilt kelkude alt ja siit ja nii, et välja hakkab. Ehk siis meil tuleb vist homme hoopis selline päev, et Päss on ka abiks ju ja peab hakkama nii-öelda tegema puhtaks kasvuhoonet ja viima siis kuskile ruumi kogu seda kraami ära ja hakkame seda viima sinna Timmu kuudi kõrvale ruumi, sest et meil ei jää midagi muud üle. Et seda varustust on nüüd nii palju. Noh, kõik muidugi vajalik kraam, siin veel pöörlevaid karbitäis, igasuguseid. Et meil on nii palju seda varustust nüüd, et meil lihtsalt nii enda oma kui siis teie erinevate poolt saadetud, et meil on vaja hakata kuskile mingit mega suurt seda ladu tegema, kus ei lantesid hoida ja panna need seina peale kõik ja siis poisid saavad sealt vaadata omale ja püüda. Noh, siin on veel, siin olid siis igas muud tarvikud, nagu ma sain aru, mingid söödatopsid ja asjad, tinad, raskused, kõike sihukest, et ma ei hakkagi neid karpe kõiki praegu lahti kohe siin noppima, et me jääksimegi siin näitama ja mingisuguseid söötasid veel ka või mingisuguseid asju, mis on kuskilt ja niisuguseid värke ka veel kõik, et jah, ja siis muidugi veel parem. Ma siin just ju millalgi ma murdsin siin oma jõeka ridva ära ja näed, see on selline peene testiga ritv. Siin üks, siin veel käsikas, fiiderõng, siin veel üks spinna, mis läheb mul kasutusse, sest et mu enda spinningu jälle laenasin ju ühele poisile, nende laenuspinningud läksid kõik pusasse siin sügisel ühes laagris. Nad lihtsalt suudavad ajada neid rulle nii kiiresti pusasse, aga samal ajal tahavad edasi püüda. Tegin selle rumala vea, et andsin enda isikliku spinna ühele poisile kätte ja kohe muidugi murtis ära. Ehk siis ma üritan need muidugi ära parandada, aga siin on üks terve väga hea haugiritt sees, nii et eks seda hakkab videodes siis nägema. Ma sellega siis siiski püüan ise, seda ei laena välja, et poistele odavamad ridvad laenata välja, kes veel ei oska ja õpivad. Aga jah, et siin siuksed ridvad ka, jõeka ritt siis ja peene testiga, mis ta oligi, nüüd vaatame kohe. Ta oli 3–20 ja fiiderõng ja niisugused värgid, aga noh, okei, aitab praegu sellest jutud, et veel kord suured tänud Geole ja mis siis veel? Sa veel värvid täna natukene. Meie Pässiga siin praegu ette rohkem ei sae, homme on ka aega saagida, et ma siin need on nüüd need, mis järgi jäid sellest ühe külje, tagumise külje laudadest, et siit jupitab veel kuskile. 2 seina tulevad täiesti tervetest laudadest ja siis 2, kus on nii akna ja ukse kõrval ja seal teeb nagu juppidest ja mõne jätkuga võib-olla ka. Aga põhimõtteliselt jaa, et täna on nii palju igast asju tehtud, igal pool käidud juba ja et me praegu hakkame Pässiga sellist teistmoodi tööd tegema. Ära mõtle, ei mitte seda joomise tööd, aga sellist mõtlemise tööd. Siin on natuke planeerida ka, mitte niisama lampi lahmida, et just, et kuhu mingi jupp nüüd ära kasutada ja niisugust planeerimistööd, et rohkem ei saa, nüüd mõtleme kuhu ja mida. Ja mõtlemegi nüüd kuhu ja mida ja siis ma tahan mingit videot ka veel õhtul kokku panna, ehk siis kogu töö ei ole ainult ehitustöö, et see ehitus on üks väike osa ainult siin, et siin on nii palju teha. Vot, et üks päev tuleb jah video, ma arvan, võib-olla näitame ka või ma ei tea, kas ma teen video sellest koristuspäevast. Aga no seda ma otsustan. Et siis jah, ja teine asi on meil see ka, no pole aega ka siin koristada olnud ju ja siis on veel, aga selle video lõpus veel, mida te praegu vaatate, et tuleb hästi pikk siuke ehitusvideo, et siis vaatame seda ka, räägime jälle Tedra tööriistadest natukene, see saag läheb ka pöördesse meil. Vana saag saab kõik ära kasutada. Seda ma juba kuskil näitasin kämpsa ehitusel, aga jah. Põhimõtteliselt nii ta jääb. Siia läks vahele isegi plaatvill, üks täpselt mõõt klappis. Aga niimoodi ta on nööridega. Ja jah, õnneks ei pidanudki papinaelaga panema külje pealt, et
siit hoiab ka klambriga, ei ole välja tõmmanud, noh, mul on päris püksed. Ma ei mäleta palju, mul olid 12 klambrid äkki või mingid siuksed päris, noh, vaatan paki pealt kohe. Ei, 10 millised, noh, hoiab küll, tundub. Ja noh, nii ta jääb. Ja siit siis hiljem, noh, tuleb see 50 millivill tuleb siit üle ja siia vahepeale, et mul on tunne, et me peame võib-olla natukene tummisemat nööri võtma, või seda nööri ei saa nii väga pinges tõmmata, see on kuidagi vähe pehmem nöör. Ja siis sai siit juba tehtud niisugused lollused ära, nagu siin on, noh, et siin sai igasuguseid kilde ära kasutatud, et siin all võib tükk ära kasutada. See siia taha läheb veel veits puistevilla ka teiselt poolt, et seal on niisugune tühimik, et see ma saan ära kasutada. Puistevilla sinna, noh, siin on, ma ei tea, kas saab aru, kas mosaiigist tükke kasutatud ära, et seda nagu jah, seda sinna teha. Ja no üleüldse, mitte midagi järgi ei jäta, väga väiksed tükid, jäägid jäävad, me kasutame ikka üldist kõik villa ära. Igal pool on tükid ka ära kasutatud. No aega võtab see toppimine, aga kui ilusti panna, siis ei ole vahet. Et nii, kuidas ma näinud olen, kuidas ehitustel mõne koha peal on villa pandud, siis noh, mina arvan, et meil on siin väga hästi. Sa oled päis ka kindlasti näinud, kuidas on ikka jumala suvaliselt topitud. Ei, no su sõber eile ju rääkis, kuidas tema pani kodus. Oma kodus. Sõber vaatab ka praegu videot. Aga kriitika on kriitika, see on alati kasuks asjale. Ja. No jah, ega midagi. Lähme vaatame, mis see Kairit selle õues ka teeb, kuidas seal olukord on. Nii, päike kuivatab kiirelt siin. Praegu on hea mõnus. Õhk liigub. Aga kus on värvija? Kus on värvija? Ei tea, kus ringi kolab. Sõnaga jah, materjali tuleb. Oi. Värvija tuleb. Aga mis asi see siin on? Mis asi see siin on? Selline masin või? No päris kihvt. See on kätte panna isegi ühe mulli. Oh. Ai, kurat, selle unustasime ära. No, siis annab ette. Kui suures päriselt Allu oleks ära unustanud, aga jah, asju küll. Nii, aga nüüd hakkab juba hästi välja tulema või? Kuule, kogu aeg on hästi välja tulnud, ma ei saa aru, millest sa räägid. Ei jää kinni nagu vaata. Tuleb ikka välja. Jah, no, hea küll. Ega midagi, me teeme ühed, ma ei tea, mis me teeme, kohvid ja vaata või. Sulle ka? Mulle ka. Sulle. Ja. Ja nüüd, mida oli arvata, et üks hetk see saag läheb, kui niisugust suurt prussi saagida lõhki, et ta ei ole mõeldud niisuguse suure prussi saagimiseks, aga meil oli vaja, meil oli seda 200-st üle jäi ja siit ma juba saagisin mingi päev puruks ka teda ja tegelikult ma olen sellega juba ennem ka päris palju prussi saaginud, aga noh, ühesõnaga, see läks nüüd läbi, see teeb niisugust häält. Et ühesõnaga jah, nüüd ongi aeg tuua välja siis teine tööriist, millega töö lõpule viia. Et katsume siis järgmist tööriista ja mitte nii kiiresti läbi küpsetada. Ja järgmiseks tööriistaks on see, mida juba korra sai karpi näidatud, on siis see Tedra ketassaag, mis peaks ka nii paksu materjali läbi võtma. Siin on peal kirjas kuni 55. Ja noh, teeme siis selle esimese nii-öelda lahtivõtmise ära, et võtame selle sae välja, vaatame, mis ta, milline ta välja näeb ja kas ta võtab siis seda prussi. No ju ta võtab, kui ta ette nähtud on, et noh. Ja, lihtsalt peab ettevaatlik olema jälle, et üle ei vajuta, liiga kiiresti ei suru. Et siin me küll liiga kiiresti ei surunud, saepöörete järgi ju kuuled ära, kui hakkab nagu tapma
aga noh, näed, läks ikka. Noh, ju oli vana siis, sellega on juba tööd ka tehtud. Aga põhimõtteliselt jah, niisugune värk siis. See saag on loomulikult ikka.ee poest. Ja kes tahab omale ka ikka.ee poest siis asju osta, siis on ka sooduskood Perega looduses. Ja see annab siis 5% soodustust nii koha peal poes, kui ütlete, et Perega looduses saatis või siis ka seal internetipoes. Aga noh, võtame siis lahti ja vaatame, mis masin ta on. Et jah, seda ongi nüüd kohe vaja siin. Juhtlatt. Tegelikult tahtsime natuke teistsugust tööd näidata, mis sellega hea teha, et ei pea juhtmeid vedama. Aga jah, nüüd läheb ta käiku ennem hoopis teise töö jaoks. Noh, päris siuke kerge. Päris kerge, jah. Okei, ja siis paneme siia selle 8 ampertunnise aku külge ja jah, mis sealt teeb. No. See on see kiire stopp ka veel, ei jää nagu käima, nagu mõned jäävad, et tükk aega ootad, millal saab ära panna. Aga noh, siis polegi midagi, siis tõmbame siia see, kummalt poolt see käis, paneme niimoodi ja sealt poolt saen, paneme selle mõõdu peale ja mõõdu peale, aga ma tahan ise, et mul endal mugavam on minu enda õigelt poolt selle panna. Nii, ega siin mõõdu peale panemisega siin pole muud kui... Siin on lihtne paned vakku ja... Ja. Nii, ja vaatame, et ta on. Kõik on nagu peab. Üle 10 sendi eriti ei saagi. Piira ei ulata. Üle 10 sendi, jah. Siis saad teha nii, nagu ei tehta tegelikult, et võtad maha selle nii-öelda jäägiosa, aga alati tegelikult peab piira ja sae vahele jääma see osa, mis alles jääb. Aga noh, on nagu on. Ja küll, kütame minna. See oli tugev bruss. Võtab selle ka inisema. Noh, võtab muidugi, ega see ei ole tegelikult mõeldud brussi saagimiseks, aga nagu näha, kui väga vaja, siis saab sellise brussi ju tegelikult saetud küll, lihtsalt vaikselt peab minema. Ei saa minna nagu metsiku hooga peale. Vaat, aga tegelikult oli see mõeldud meil, jah. Ma kohe näitan, kust ma tahtsin tegelikult teda esimest korda katsetada. Et tegelikult tahtsime esimest korda kasutada siin seda saagi. Vot. Et need ülearused jupid ära võtta, kuna me hakkame seda seinasid kohe tegema. Ja tegelikult mul on elektriline selline tööriist ka olemas, see ketassaag, aga ma tahan kõik oma tööriistad nii-öelda akude peale üle viia, et siis ei peaks seda juhet igale poole vedama, kui on vaja mingid väiksed niisugused nõkitsused, nagu seal on terassilauda ja värki lasta. Ma kujutan ette, selle terassilauda laseb ikka kõvasti paremini. Aga noh, ma ütlen, et saab tehtud ka sellise asja, et noh, ei ole mõistlik lihtsalt kiiresti lükata ja siis saab kuidagi tehtud. Et sellise lõhki laskmiseks tegelikult on sellised saed aga palju võimsamad kui see 1500 vatine. Et noh, on nagu on. See oli mul tegelikult ostetud ju tubaste tööde jaoks. Ma tegin sellega nagu voodri lauda toas ja noh, niisuguseid pisikseid nikerdusi lasid kiilu kuskil midagi, jälle vana asja teed ringi, siis on igast asju kiilu vaja lasta, noh, ma ei tea, tuulekasti lauad, mida iganes. Aga jah, võt siuke värk siis. Aga muidu paistab päris asine värk, kui ta juba seda jõuab lihtsalt saagida juba seda brussi. Ja ega midagi, laseme selle lõpuni ja vaatame edasi. No et niisuguse pisikese sae kohta ma arvan, see sai väga hästi hakkama. Et piki kiudu ja tegelikult 55 bruss, et see ei ole päris 50, see oli põhimõtteliselt absoluutselt täpselt maksimum, mis ta peaks läbi võtma. See ei ole ka mingisugune, jah, see ei ole ka mingisugune selline kehva bruss, et see on päris siuke tihe bruss, kui vaadata aastarõngaid. Et see on selline tummina materjal. Et noh, mina arvan küll, et väga hea tööriist, et noh,
ei tohi jah, muidugi ise hooletult ringi käia, liiga hooga lükata, et pöördeid jälgima ja siis on väga hea aparaat. Et noh, eks see hakkab nüüd siin kõvasti veel vatti saama igasuguste töödega, mis mul siin vaja teha on. Nii et jah, minge vaadake omale ka tedratööriistu, milline teile sobib ja kas siis, mis vaja on ja kas poest koha pealt või siis internetipoest ja kahju muidugi, et see saag läbi läks, et mõni asi on, mida ei saa siukse käsisaega teha, mida on siin peal parem teha, aga noh, on nagu on. Ja, et ta nüüd olemas oli. Ja ma igaks juhuks näitan ikkagist mingisuguse siukse päris tollise laua peal ka, mitte 22, vaid 25 senti laua peal ka, et kuidas ta võtab, et mõni võib-olla tõesti ehmatab muidu selle video peal ära, kui me siin mingisugust jõhkrat prussi saeme, et noh, see ei ole mõeldud tegelikult, aga häda pärast saab, aga vaatame, kuidas ta lauda võtab. Noh, nagu naksti, päris kiiresti on ju. Et ei ole lauda, ta võtab küll väga hästi. Mis on nüüd siis sükene 30 senti lai laud. Et jah, lihtsalt väike klipp siia veel juurde, kuidas ta lauda võtab. Minu arust väga hea, väga hea. Nii, ja tegelikult me mõtlesime, et me seda videot pikemaks ei ajagi, et siin on veel tulemas ehitusosasid, kus ehitusteemat on, et Kairit värvib siin näitama veel seda, et mis värvi siis see, see putka jääb pärast. Et noh, eks ta jääb hiljem muidugi, tähendab teine kiht veel peale, võib-olla jääb tumedam sutsu, ei tea, aga värv ise on jah niuke. Et samasugune nagu see, noh, sarnane, nagu see praeguse on see ospi värv, noh, ja me vaatasime tegelikult selle värvitooni selle järgi, mis see plastik meil olemas on, see fassaad, mis sellele abijoonele töökohale siin nii-öelda peale tuleb pärast. Et selle järgi otsustasime, et võiks ka päris maja ja kõik olla siukene kollane siis, et siuksed paneelid tulevad siia peale, mis olid siin olemas, vot, et sellest see värvi valik, aga selge. Ma arvan, et selleks osaks aitab, et järgmises osas tuleb ka kindlasti ehitusjuttu ja värki. Et siis juba me hakkame tõenäoliselt panema seda lauda seal seina ka. Ja võib-olla midagi ka pööningule. Ühesõnaga praegu jah, paneme need prussid pööningule ära, need sajased, mis me saagisime. Ja hakkame nendega seal tegema mingit karkassi ja värki. Ja üks päev kindlasti tuleb muidugi puitu juurde veel tuua. Et seda ajab väheks, aga selge. Kirige magama kratid ja näeme järgmises.